piinlikkus kindlasti. See, et sa oled endast midagi kunagi postitanud ja siis nüüd see tuleb jälle välja. Ja siis hakatakse sind häbi veeristama selle pärast. See, et mõni inimene, kui ta saab nagu sisse nagu veebikeskkond, siis ta võib su isikuandmeid näiteks ära kasutada. Kui on näiteks Facebookis, siis seal sa pead oma numbri panema ja nagu emaili ja siis selle ja nagu passwordi ja siuksed asjad. Siis keegi võib seda kuidagi halvasti ära kasutada. Ma arvan, see. Keegi võib sind haistama hakata näiteks. See on üks väga levinud ohtusid. Noored ei tee kohe esmapilgul vahet, et missugused allikad on usaldusväärsed ja missugused mitte. Et võetakse tihtipeale nagu tõesena igasugust informatsiooni ja kuna info eelkõige meie arvates, noorte arvates kõige see lähem info on see, mida meie sõbrad omavahel jagavad, siis arvatakse juba, kuidagi eeldatakse, et see ongi see õige informatsioon. Ja sellest tulenevalt siis võib-olla tekivadki mingisugused arusaamatused või tõlgendatakse asju erinevalt, eeldatakse midagi või tehakse mingisuguseid järeldusi, mis ei ole võib-olla asjakohased. Ma arvan, et üks suur väljakutse noorte jaoks on info üleküllus, sest et infot tuleb igalt poolt väga palju ja teiseks on aru saada, milline info on tõene ja milline ei ole. Erinevad siis veidrad challenge'id, enda lõikumine ja mis kõik veel. Võib-olla see andmete teema, et üldse enda nutiseadmete kasutamine, et kui palju me jälgime seda, et kas meil on oma telefonil mingid paroolid ja asjad peal või on seal 000 ja 1234. Üks väljakutse on kindlasti kõik see ohutuse teema. Ehk et kõik internetis liikuv, kõik see, mis seostub noorte kriitilise mõtlemise või selle olemise või mitte olemisega. Seal on nagu, et inimesed saavad kiiresti infot kätte, saavad oma vaba aega sisustada internetis. Kui neil tekib küsimus, siis ei pea nagu raamatutest vaatama või nagu vanal ajal, vaid nagu nüüd on nagu internetis, trükid sisse ja saad vastuse ja et võib-olla noored on ka ise nagu välja toonud, et neid kohti, kus seda infot otsida on päris nagu palju või vasteid tuleb päris palju, isegi kui sa YouTube'ist ainult otsid. Ja kõik oskavad inglise keelt ja nii edasi, et see on challenge, ma arvan, nendele inimestele, kes loovad seda infot või panevad seda kuhugi või jagavad seda kuskil, et see noor võtaks seda kui siis sellist tõepähe infot. Ma arvan, et noorsootöötaja roll oleks aru saada, milles noored abi vajavad ja infot vajavad, sellepärast et tihti noored ise ei saa aru, millist infot nad vajavad ja nad ei oska seda ka sellepärast küsida. Noorsootöötaja ja ka tegelikult noorsootöö saada sellega, et nagu filtreerida seda infot, mis noorteni jõuab, et kas või näiteks mingisugused Facebooki postitused, et ei jaga seda, mis ei ole tõsi ja jagad seda, mis nagu on nagu fakt. Digivahendid loovad lisavõimalusi noorteni jõudmiseks selles mõttes, et me saame nagu ajakohaselt nendeni jõuda, et kui noorele on probleem, siis ta pöördub ja me saame võib-olla nagu kohe efektiivselt reageerida. Noorsootöötajate jaoks digitaalsed väljakutsed ilmselt ongi see, et teadvustada iseenda rolli, kes ma olen, mida ma sel hetkel teen, et ise sellest aru saada kõigepealt ja miks ma seda teen. No ja ilmselgelt siis asjad, et sa peaksid olema kursis
digimaailmas toimuvaga, et sa ei jääks millessegi kinni, vaid suudaksid ja oskaksid ja tahaksid minna kaasa selle arenguga, et olla noortega ühe lehekülje peal. Ma arvan, et lihtsalt täiskasvanud inimestel, kes on noorsootöötajad, ei tasu karta neid digivahendeid, et tihtipeale ka noored on hoopis need, kes need asjad noorsootöötajatele selgeks õpetavad. Ja kindlasti tänapäeva noor tahab saada vastust nüüd ja kohe. Ta ei hakka ootama meili 3 päeva, 1 päeva isegi mitte, et kui ta kirjutab, siis ta tahab midagi juba praegu kohe saada. Sa pead olema teadlik, mis mängud lähevad noortele peale, kuidas nendeni jõuda, mis kanalid selleks kasutada. Sa pead olema nende jaoks atraktiivne, et nad saavad aru, et sa mõistad neid. Et me peaksime kasutama neid nutivahendeid selle mõttega, mitte et nagu dubleerida midagi, et teha veel üks mingisugune koht või kust saab infot nagu otsida, vaid panna just mingisuguseid erinevaid asju võib-olla kokku, et noorel jääks rohkem aega üle, et ta ei peaks dubleerima kogu aeg oma tegevusi. Ta saab seda mõõta siis tulemuste järgi, et kas noor on reaalselt sellest nagu kasu saanud. Lisaks ka see, et kas see info ise on kvaliteetne, on jällegi põhjalik taustakontroll, kas on ajakohane, kas on usaldusväärselt allikalt, kas on fakti kontrollitud. No kvaliteedi tunnuseks ongi, ma arvan, et see, et kui asjakohast infot sa saad, kui kiiresti sa seda saad ja kahtlemata tööeetika, et mis formaadis sa seda saad. Et sa jäta küsimust vastuseta, aga oluline on ka see, millal sa seda annad ja kuidas sa seda annad edasi. Tuleb ja saab küsida tagasisidet, saab küsida seda, et kas üle küsida võib-olla, et kas noor sai selle, mida ta tegelikult tahtis. Et kas ta sai ammendava vastuse ja ma arvan, et kindlasti see on ka näitaja, kas noor tuleb tagasi sellest samast allikast küsima midagi. Teises moodulis vaatame otsa digitaalse noorteinfo töö kvaliteedikriteeriumitele, mis on need põhimõtted, millest lähtuvalt online-keskkonnas noorteinfot kvaliteetselt edastada, kuidas noorteinfot otsida, kuidas päringutele vastata ja tegeleme ka teiste selliste praktiliste ja digiinfotöö köögi poolt puudutavate küsimustega.